tere tulemast, kallid kalad! Siin on teie detsembrikuu esimese poole ülevaade. Nii. Teie jaoks kõige esimene suur hiiulausega märge on siit: andke asjadele aega, ärge tehke praegu emotsioonide ajal otsuseid, mis hiljem teile kahju võivad teha. Praegu, kui te rabelete või rabistate, lõpetate enda jaoks nii mõnedki asjad, mida te ei taha tegelikult lõpetada. Teie jaoks on siin hoiatus olla vähem emotsionaalne. See on lihtne öelda, eks ole, aga proovige leida endasse tasakaal ja rahu, et te suudate mitte olla kannatamatud, vaid oodata. Need asjad, millest te praegu aru ei saa, selguvad teile enne kuu keskpaika. Enne 15. on teil selge pilt, kuidas edasi. Kui te praegu otsustate, te ei näe praegu kogu pilti. Ja uskuge mind, te saate väga palju haiget või teete väga palju haiget kellelegi teisele, kui te teete selle otsuse praegu. Võtke aeg maha, otsige kas või endale tegevust. Ideaalne tegevus oleks tegelikult iseendaga istuda ja natukene mõelda, miks ma nii tunnen, kust see kõik tuleb. Või siis, kui te tõesti tunnete, et te olete nurka surutud, te tahaks selle otsuse või liigutuse teha, te ei suuda ennast taltsutada, siis palun, küsige märki, mis on teile arusaadav, et mida te peaksite tegema. Küsigegi nii samade sõnadega, mida ma peaksin tegema. Palun näidake mulle märki, millest ma aru saan, mis on täiesti selge. Millise valiku ma peaksin tegema, kuidas edasi toimetama. Aga ärge tehke täiesti praegusest positsioonilt seda otsust. See on hoiatus, see on palve, see on teie enda pärast kõige parem, kui te ei tee emotsioonide põhjal. Ja praegu need emotsioonid, mis teil on, te võite teha vigu. Ärge laske emotsioonidel juhtida ennast praegu kindlasti. Sest seda ei saa tagasi pöörata. Ja kui te selle juba teinud olete, siis palun leidke endast see tasakaal, proovida parandada seda olukorda. Sest teil on seda inimest või seda olukorda tarvis. Siit praegu minema kõndida ja sillad põletada on teie enda jaoks tulevikus suuri ja valusaid õppetunde toov kogemus ja mis iganes põhjus te arvate, et teil praegu on ja õigus niimoodi teha, siis te ei näe praegu kogu tõde. Andke sellele asjale palun aega. Aitäh ja olge hoid.